Te tšauki kõigile. tere. Tere. Näete, kell on praegu 4. Vaatame, palju meil läheb. Margit, jälgime kella. Jälgime. Ja, et selles suhtes tegelikult meil ei olegi väga oluline, et me siin tundi ära mahuksime. Tähtis, et me saaksime kõik jutud räägitud. Ja Margit on siis minu jaoks üks väike inglikene. Margit tuli märkamatult mulle appi, siis kui ma hakkasin TikTokis seal aktiivselt tegema ja siis ka Youtube'i laivi. Ja siis ma mõtlesin, kes see inimene on. Ja noh, Margit oli sul seal ka vist nimeks on ju? jah, oma nimega. Ja siis ma mõtlesin, kes on selline aktiivne, kes kogu aeg aitab inimestele edukuse koode arvutada ja siis lõpuks saimegi tuttavaks ja siis oli veel nii pull minu meelest, kui ma saatsin sulle sõnumi, et ma olen Eestisse tulemas, et äkki saaks kokku ja siis Margit ütleb, et ma elan Soomes. Mõtlesin, et ahsoh, noh, siis ega midagi, siis saame kunagi siin kokku ja ükskord me saimegi kokku ja vaatasime kiiruga neid numbreid. Ja siis ma ütlesin ka Margitile, et tead, sina oled mind aidanud, ma aitan sind ka. Et siis vaatame täna Margiti numbreid ja Margiti edukuse kood on siis selline nagu 88187. meil läheb lõpp sinuga sarnaseks. Huvitav, vaata, meil aasta on hoopis teine. Aga lõpp on sama. Aga noh, ju siis peab olema jah, sest minu aasta kokkuliitust tuleb 7, sul tuleb 1. Okei. Ehk siis, kui ma nende järgi vaatan, üldse edukuse koodi vaatan, ma kirjutan siia kirjeldusse, siis te näete seda edukuse koodi 88187. Siis selle järgi ma ütleksin, et sa oled hästi selline kontrolliv inimene. Hästi selline, sul on, noh, kontrolli, mis tähendab kontrolliv? Kontrolliv tähendab ka seda, sa tahad, et kõik asjad käiksid nii, nagu sina oled algselt planeerinud. Sa oled hästi süsteemne inimene ja samas ka see, et kui sa oled ise midagi lubanud, siis sa 0-4 sellega ära teed. Me saame vaata siin üksteise niimoodi otsa vaadata. Kasutame juhust siin peab aeg vaatama. Kuigi me õega tegin ka, siis ma vahepeal tonksasin ja selliseid asju. Jaa, aga siis 8 suhtes peaks, tähendab seda ka, et käsi kullas või siis käsi mullas, 2 varianti. Ongi 2 varianti tegelikult ja on elus läinud küll nii, et kas on väga hästi või siis on käsi mullas. Nii on, käibki. Ja siin me kohe lähme su numbritele ja siis ma saan sulle juba lahti arutada, mis asi sul on, kuhu sa minema pead. Nii põnev, et meil on nagu lõpp sama. Ja ma käisin tegelikult veitsa piilumas ka juba su numbreid ja siis ma mõtlesin, et vau. Ja siis sa küsisid, mis see vau on ja õnneks ta ei saanud aru, nii et me hakkame kõik koos vaatama, mis asi see vau on. Et ja nii ongi. Ehk siis miinuseks on siis see asi, et sa oled hästi kontrolliv ja aeg-ajalt ütleme siis ka see 7 seal lõpus viitab sellele, et kui sul tekib mingisugune mõte, siis sa peaks kohe minema tegevusse, aga see, mida sa aeg-ajalt teed arvatavasti endaga, on see, et sa mm, ei usu seda, mida sa tunned, siis sa lükkad seda edasi. Mis nüüd mina, siis sa hakkad vähendama ennast ja siis sul tekibki tunne, et näed, seal Merike teeb hulga kihvtimalt neid asju, las ma siis kuulan teda ja nii on. On. Nägi, Täitsa õige. ma olengi nii kihvt. Aga meid kihvte võib palju olla, usu mind. Ja siis number 1 seal keskel tähendab seda, et sa peaksid tegelikult töötama kuskil juhtival positsioonil. Töötangi. Töötadki, see on väga hea. Ja siis ongi see, et kogu selle oma juhtimise energia sa peaksid töö juures nagu ära rakendama selleks, et mitte kodus siis juhtida. Ja see nüüd küll kodus me enam ei juhi. Jah. Mõni aeg enam ei juhi. Sest number 8 seal eelviimane, ehk siis see on see, mis see siis nüüd on? Elude number, jah? Siis minul on seesama, siis on meie puhul sinuga on see lugu, et me kipume meestelt püksid ära võtma enda jalga. Ongi, eluaeg püksid jalas, oma jalas. Ma ei rääkinud aluspükstest. No selles mõttes räägime ainult piltlikult öeldes. Ja mul on seesama. Siis ma tahtsin ühte asja veel teha kokku. No nii kaua vaadake kella, vaadake, mis meie taga on. Päike tuli välja, see on kõik ainult meie jaoks. Ma tahtsin kiiruga ühe asja vaadata, et kuidas sul see asi välja tuleb. Täpselt nagu mul. 3 ja 5. Ja 3 ja 5 ehk siis elutee numbri enne kokkuarvutamist on 35 ja tead, mis see siis tähendab? 3 tähendab seda, et peaks olema rohkem pildis, näitama ennast täpselt nii nagu mina. Edvistama, rääkima seda, mis sinu sees on, mis sinu sees pulbitseb, jagama seda teadmist. Ja number 5 on see, et sa tead juba nii palju ja sa oskad keerulisi asju lihtsamas keeles lahti seletada. Sul on see oskus olemas.
Iseasi, kas sa seda usud või mitte, sest sul on kogu aeg selline tunne, et aga mida ma siis räägin, mida ma tean nii palju, ma ei tea, kuidas seda sättida ja siin viiega on see, et tuleb lihtsalt fokusseerida, võtta üks liin ja hakata sellest rääkima. või siis hakata seda ühte, maksimum kaks asja hakata nagu uurima ja siis sa saadki selle teadmise. okei. eks enne, kui mina numeroloogiasse tulin, siis ma õppisin enesearengu teel, ma olen olnud mingisugune 14-15 aastat, siit, seda, teist ja kolmandat ja ma sain aru, et ma tahan kogu aeg rääkida, aga ma nagu ei tea pointi, Mida? millest. siis ma uurisin human design'i, siis ma uurisin astroloogiat ja siis lõpuks ütleme niimoodi, et juhuseid pole olemas, näe, Lussi ka usub. Lussi vaatab, issand, emme räägib nii tarka juttu. see noorem koer on laua all ja vaatab, silmad punnis. issand. ja et vot siis ja kui ma sinna jõudsin, siis ma sain aru, et minu aju võtab numeroloogiat väga hästi. et see on nagu lihtne, aga teate, see on ka lõputu maagia, see numeroloogia, sest see läheb väga võimsasse kohta. vot niimoodi, siis sinul kõik teed viivad ka Rooma samamoodi. et eks siis näis, mis elu sulle toob, sa ütlesid ka, tahad numeroloogia kooli tulla. jaa. aga ma arvan, et sul on seal mingisugune oma pagas, mida sa juba tead, mida sa tegelikult saaksid juba vaikselt hakata jagama. noh, me jõuame nüüd sinna, vot nii palju siis ma saaksin vot sind niimoodi juba risti-rästi ära analüüsida. siis üks asi ka, mida ma võiksin enne veel sissejuhatuseks teha. no vot, teeme siis sellise asja, kustutame selle ära, ma jätan siis sulle meelde. Siis Pythagorase ruut oli see või? jaa. jaa. sul oli siis üks olemas, on ju, siis kahte sul ei ole, ei. kolme sul ei ole. võtad, Sünnipäev, kuu ja aasta. aastas on 272. Kaks on. jah, kui sa võtad aasta. ja siis ma mõtlesin, et lihtsalt avalikult nii palju ei räägi, aga me juba, no ühesõnaga saite aru, Räägime. saite aru. mis siin ikka? 8 2 tükki. ja siis 8 oli siin 9 1 7. ja siis 7 on jah, olemas. rohkem ei ole. seda ei ole, seda ei ole, seda ei ole, seda ei ole. Nonii, vaatame siis. sa saad aru ka, mis see tähendab muidu või ei saa aru? Enam-vähem midagi, et ma pean neid, mida mul ei ole, siis neid peaks nagu Munksama. funksama, jah. raha peaks olema nagu S-auguni. ei ole. laenu ei saa võtta veel. ma mõtlen küll, otsin küll praegu fondi, kus saab, aga see ei ole sinu fond. ise vajaks fondi. jaa, vaatame, kui hästi te siin näete seda asja, vaata, kus ma piilun. no ühesõnaga panjatna. 1 tähendab seda, et sul justkui on enesekindlust, aga justkui ei ole ka, sul jääb millestki nagu puudus. Öeldakse selle kohta, et 2 on parem. 2 on juba see, et sa oskad endale nagu eesmärgi luua ja siis mõtled, et okei, ma lähen ja proovin. aga kui on 1 siis see on niimoodi, et sa suudad ennast nii pehmeks ära rääkida, et sa nagu kahtled. seepärast, et see number 2 on siin, kui me vaatame nüüd selle Pythagorase ruudu järgi. number 2 on see, et sa oled väga hea diplomaat ja sa oled väga hea nagu endale valetaja ka kusjuures. jaa, täiega. nüüd ikka. ja samas oled sa hästi hea vahelüli, näiteks see, et sa ei seedi seda, kui on mingi kurjus õhus või kui on arusaamatus, sa tahad neid kogu aeg nagu lappida ja korda saada. ja seda tihtipeale arvatavasti enda arvel, seepärast et sul on siin 2 8, mis tegelikult on väga tugevad sellised õigluse tagaajajad ja siis sa tegelikult lõhud ennast sellega kogu aeg. ja siis 2 on see, et sul on väga hea intuitsioon. arvatavasti see juba ammu su süda või hing kutsub kuhugi poole, et sa võiksid hakata jagama. no mina juba tean, mida sa jagada võiksid, aga me pärast jõuame veel sinna. vaatame, kui palju sa ise oma asjadest rääkida tahad. ehk siis see, et see kurgutsakra on sul avatud ja see, mida sa ei tee, on see, et sa ei räägi välja mingeid oma kogemusi, sa ei jaga seda inimestega, on ju. kui nüüd võtame, see aasta kokkuliidetult oli 35, sest see on täpselt sama, mis minul. mina jõudsin nüüd sinna, aga sina peaksid ka sinna jõudma. ja see tähendab seda, et tegelikult sul on hea intuitsioon, kui sa kuskil inimestega oled, nii et sa nagu ei räägi isegi nendega, sa hakkad nagu neid läbi lugema, ära tajuma. ja siis kehahoiakust, näomiimikast, kõigest sa juba saad aru enam-vähem, kes on kes. üldiselt tajun ära küll, jah. no vot, teil ka, kellel on 2, kommenteerige siia alla. nii, 3, mida ei ole, loovust. loovust ei ole, see tähendab seda, vot see, ma ütlen, et kui on 3 olemas, siis see on konkreetselt ja sul ei ole, siis sa pead seda nagu, noh, ma ütlen ikkagi nagu poolvägisi seda sa endal arendama, et lihtsalt rääkima välja. hakkama lihtsalt vaikselt, sa ütlesid, et peegliga oled juba sõber peaaegu, on ju, on jah. vot räägidki iseendale, kõige targemale inimesele hakkad rääkima. või siis see, mis mul poeg kunagi õpetas ka, et tee lihtsalt videoid iseendale. ja tõesti, ma tegingi alguses iseendale.
telefoni ja siis nii kaua, kui ma vaatasin neid videoid, noh, piisab ühest videost, seepärast et sa saad nii kaua seda vaadata, kui sa mõtled, et oo, täitsa hea jutt täitsa on. kube ju. no täitsa ničivo. siis muidugi, mis sa hakkad vaatama, oo jumal, siin on mingi film, nii vanaks jäänud. no saad aru, ja siis sa lihtsalt saad sellest üle nii kaua, kui sa enda videot vaatad. sest mul on nüüd selline faas, et kui ma laen mingit videot Youtube'i telefoni kaudu, siis ma kuulan ennast ka, mõtlen, et täitsa pekkis, kui lahe jutt on. no siis nagu sinna jõuda, aga minu esimesed videod olid väga kehvad. olid. mis jutt see nüüd on? vot, ma sõbranna. vahest ikka olen kuulanud neid. jah, areng on nagu hüppeline olnud. jah, ja vot sina ei jõua sinna esimeste minu videoteni, et sa tuled nagu välja. ehk siis sa pead ise enesehinnanguga nagu tegelema, kui peegliga oled juba sõber, siis sa oled juba poolel teel. ja siin ei ole midagi muud kui vägisi. mitte vägisi, ütleme siis, kuidas ütles Kerli Sepp, kes käis külas, mina valin teha video. jah, täpselt. jah, mina valin rääkida Väga hästi välja, ütles. mida ma tunnen. jah. rääkisime Kerliga pärast nii palju veel sel teemal, et kõik ütlesid naerda. valin tuleb südamest, pean tuleb peast. oi, kuidas ma pean hommikuti juba igasuguseid asju tegema ja siis ma mõtlen, et ei, ma valin. vot, käige valimas. nii, kolmega on siis see lugu ja kolmega on muidugi see asi ka veel, see miinuspool, mida siis sul ei ole, on see, et esiteks see julgus, siis sa tunned, et ikkagi, mis ma siis ikka räägin, seepärast töö on ikka töö, töö on see konkreetne asi, kui ma lähen hommikul teen tööd, õhtul tulen tagasi, see on töö, mida peab tegema. ja siis on see, et sa pead ju kuidagi kodu toitma, perekonda toitma ja siis sina oled ju see, kes siis hoiab seda asja korras. aga tegelikult siin on vaja loomingulisus ja siis ütleme, see jah, kodu ja töö tuleb tasakaalu saada selles suhtes ka, et see vajab seda, et sa nagu seda jah, puhata oskaksid. ma nüüd oskan juba. ja, no vot, oskab puhata naine, vaatan koppi. 4 tähendab seda, sul 4 puudub, sul on vaja arendada sellist asja, et sa lood endale üles struktuuri. kui sa nüüd tõesti lõpuks otsustad, et sa hakkad tegema nüüd midagi, ükskõik mis asi see ka ei oleks, on ju. noh, ma ei usu, et sa hakkad pilte joonistama. ei. nägid, ära mul on arvasin. üks mõte isegi tegelikult. näed, tal on üks mõte. jah, ja siis sa pead lihtsalt endale tegema sellise asja, no ütleme, et sina hakkad ka Youtube'is oma asju jagama. lepime nii kokku, et see on mingi näitaja, on ju. ja siis on niimoodi, et nii, täna on meil siis pühapäev, on ju, esmaspäeval teen endale teksti valmis. nii, teisipäeval teen video. sa pead tegema struktuuri, süsteemi. ja endale valetada ei tohi. sest number 4, see, mis tal puudub, mul ka see puudub, ehk siis see, et mina pean endale ju, mul on kalendrisse kohe kõik asjad märgitud, kellega kohtun, mida teen, mis kell ja ta. seepärast, et kui ma seda ei tee, siis ma kohe suudan endale valetada. ma koristan, pesen nõusid ja siis mõtlen välja, et äkki peaks hakkama külmkapi seest pesema. mitte seda teha. jah, väga super valetaja olen endale, on ju. sellepärast, et kusjuures on ju. 4 puudub, kõik asju, ma vahetan lilledel mullad ära. ma alles vahetasin 6 aega tagasi. no mina vahetasin, aga saad aru, ma olen selline kummivenitaja, et jõhker lihtsalt. mingite asjadega küll, jah. jah. ja siis on siin inimesed vaatavad, oi, Merike paugutab räigelt nagu panna, vaata, teeb siin igasuguseid asju. See ei kujuta ette, mis kora mul perses on. et nagu selles suhtes, et ma lihtsalt panen endale asjad, mida ma teen ja vahepeal te näete ka, et mingid teatud päevad või mingi nädal isegi on, et kus ma üldse midagi ei tee. jaa. seepärast, et lihtsalt ei pannud kirja, ei tahtnud, ja siis ma siin niimoodi venin nagu püksikumringi. nii, 5 puudub, minul ka 5 puudub, see tähendab seda, et peab rohkem suhtlema. ja see tähendab seda, et mitte suhtlema selles suhtes, et sõbrannadele, et tšau, kuidas läheb, käiks ujumas, teeks midagi sellist asja, aga see on nagu teaduslik lähenemine, et hankida seda informatsiooni, mis sul veel puudub. et kui nüüd võtta ikkagi eesmärk see, mis oli 35 on, ehk siis 8 kokku liidetud elude number, siis sul on vaja nüüd vaadata, et mida sa peaksid veel teadma või milliseid võtteid ja natukene uurima seda kanalit näiteks, mis pidi nagu minna. ehk siis võtame nüüd eesmärgiks ikkagi see, et sa peaksid tegelikult ju nüüd välja tulema mingi oma asjaga. ja üleüldse elus ka. number 5 on see, et kui on mingid asjad, mis asi logiseb, siis selleks number 8 ju tahab, sul on 2 8, see tahab ju alati õiglust saada. et vot enne ei jäta, vot see on nagu kohtuniku numbrid. et siis tegelikult enne on vaja informatsiooni koguda, number 5 tähendab infot koguda ka. et enne kui lähed nagu hambaid näitama, et siis lihtsalt. siis ma pean teadma, millest ma nagu räägin.
ja siis sul puudub number 6. No muidugi 5 tähendab seda ka, et näiteks äärmisel juhul on see, et sa nagu lahmid hästi palju igalt poolt informatsiooni. praegu lahmingi. Ja siis läheb pea laiali ja siis Mhm. sa ei jõua nagu fookusesse. nüüd peab fookuse võtma. Ja sul on 7 on olemas, 7 on see energia, mis viitabki sellele, et minul on 7 palju. õigemini mul on noh, selles päevas 6 ja aastas on mul ainult üks 7. sul on ka, ehk siis see, et sul on kogu aeg uudishimu. ma lähen veel sügavamale, ma lähen vaatan veel sellist asja, aga kuna sul oleks vaja fookusesse saada, siis sa pead lihtsalt leidma, kas on nüüd astroloogia, kas on numeroloogia, ütleme siis sellisel juhul nagu mina. aga sinu lugu on oma lugu, et nii palju siis, kui sa hiljem siin tahad rääkida, siis räägid ja siis me jõuame veel rohkem nagu lähemale sellele asjale. nii, number 6 puudub enesearmastus. Mm. ehk siis nüüd see on juba enam nitšivo, on ju. nüüd hakkab looma, jah, hakkab tulema. aga nüüd, kui vaatame enne seda, on ju, siis sul oli see nullilähedane, kõige tähtsam on see, et lapsed ja elukaaslane ja kodu ja iseennast ei teadnudki, kes sa oled. ei. jah, jooksid endast kiiruga peeglist mööda, et jumala eest ei näeks, kes see hall vari on seal. keegi liikus, kummitus liikus ringi. Mm. et nii on jah. kuus tähendab seda, et lihtsalt iseendaga nagu sõbrannaks saada. jah, ja siis see, et enne ise, nii nagu lennukis õpetatakse ja siis pärast teised. pärast teised jah. issand, kui hea mul on targutada, ma ise seda üldse aga üldse ei nii on kasuta. kõigepealt iseennast ja nüüd mul on see kohale jõudnud, et elu on õpetanud. elu on teinud omad õppetunnid ja ja see kood, mis siin siis on, 7, 2, sul on 2, 8 ja 9, siis see viitab sellele, et sul on rahatasku täiesti olemas, sul on loomu poolest antud juba igasugused võimed selleks, et raha teenida. mingid perioodid elus on olnud küll väga head mm. ja oligi väga kõva raha teenimine. ütleme seal 10 aastat oli nagu elulill mm. -hmm. ja, kes teab, see teab. ja kes teab, see teab ja siis tuli langus ja jah. mitte nüüd päris, aga ikkagi jah, valed otsused ja elumuutused, kolimised ja siis see mm. tuli nagu vaata, see on nii huvitav, selles suhtes elus tulevadki mingid sellised väiksed raputusmomendid selleks, et mm. sa saaksid nagu lõpuks aru, et kas sa teed õiget asja, kas sa oled õigel teel või ei ole. ja aga siis, kui sa seal oled, siis sa ei saa ju asjagi mm. aru. ja noh, sinu puhul ütlen siis niimoodi ka see 7 ja 2, 8 ja 9, 7 tähendab, see on hästi tugev intuitsioon on su sees olemas ja see number 2 veel annab sinule selle, et sul on mingisugused kosmosest saadud teadmised. ehk siis sa tead aeg-ajalt mingeid vastuseid ja mingeid asju, mida sa ei tea, kus sa tead. see number Mm. 2 siin. ehk siis vanemas, mida vanemaks me tuleme, seda rohkem hakkavad kõik need numbrid meil töötama. ehk siis võib-olla noorena sa ei saanud sellest niivõrd aru. kindlasti mitte. et nüüd, kui me siin enne salvestust ka rääkisime, et istud lihtsalt mingis seltskonnas ja vaatad neid nooremaid, 20 aastat nooremaid inimesi, siis vaatad, oh, jah, siis 8 on ka see, miks see siin nagu rikkusega või noh, ütleme näitlikult ikkagi rikkusega seotud on see, et sa tead väga hästi karmaseadusi. sa tead, kuidas vaimne ja materiaalne tegelikult omavahel on seotud ja see peab olemagi, vaimne ja materiaalne peaks olema siis tasakaalus, mitte räigelt nagu üle pumpama selle tööga, on ju, vaid lihtsalt see, et sa saad aru, et sa pead ka iseendale andma ja see, et 2, 8 ütlevad siis niimoodi, tegelikult sul on veel muidugi, me lähme kohe vaatame sünnikaarti ka veel juurde, sest sünnikaardis hingetee missioon on nagu väga oluline ja juba hingetee missioon karjub sinu selle järgi, et sinu raha liigub vaimsuses. no ma arvan, et põnev. see oligi mingi aeg oli ka ainult mm. vaimsus oli nagu null, ütleme siis tegelikult -hmm. Mm -hmm. kui oligi see raha teenimise periood ja kõik oli väga lill ja ilus ja kena. mm -hmm. ja nii ongi. ma siis olin noor ka. siis olid teised väärtused, mis sa küsid, 9 on juba hämaralt näeb, aga no küll te saate hakkama. 9 on siis vaimsus ja see on tegelikult ka sõjakus. ja see, mis see trigerdab veel 8-tele juurde, on see, et nagu 0-4-ks pead mingid asjad saama, nii kaua kui läbi põled ja siis nutad ja meeldib ja nutab, ei nutad ja meeldib. jah, jah, niimoodi. no nii, vaatame numbreid. Matt oli muidu hea või? matemaatika oli hea sul koolis? ei, sama nagu sina. väga hea. 2. oma jope, oma jope. no sai õpetaja ütles, et ma panen 3 ära, aga mine ruttu nüüd ära. mul oli sama. eksam, ma mäletan, oli selline. siis just tuleb väga hea numeroloog. ma loodan. no. meil tulevad külalised. vaata. Siis kohe me jätkame, kohe me vaatame seda asja.
ja lähme siis tagasi. Tegime väikse pausi siin korraks. Nii siis vaatame nüüd seda sinu kaarti. Ma mõtlengi, et kus ma siis alustan, eks vaataks seda sinu iseloomu. Mhm. Vaatame seda iseloomu, ehk siis vaata, siit tulebki siis välja see, et me ei ole ainult siis meie sünnipäev, vaid meie sees on palju numbreid ja sinu sees, kui ma vaatan, siis sinult tulevad hästi huvitavalt siin enesearmastuse numbrid, ehk siis see, et sa oled rohkem siis teismeeas olnud enda suhtes ka suht kriitiline. Mhm. Ehk siis väljanägemine on sul olnud see valukoht ja sa oled ka läbi roosade prillide inimesi vaadanud, ehk siis sul on tundunud, et kuidas ma ütlen, sa oled nagu lootuses või lootes, et see inimene on nagu õige, et no läbi roosa prillide. Ja siis oled nagu saanud hästi kurjalt nagu petta. Mhm. Eks sinu sees on siin ka temperament 16, mis on minu sünnipäev ja see viitab ka sellele, et sa oled olnud ka arvatavasti selline, et uksed on paukunud, toolid on lennanud. Nüüd No ikka. minu kõike on olnud. kõik on siit mahtunud. Ja see tuleb tegelikult siis isa suguvõsa meesliini mõjutuste poole pealt ja siis siin vaata kui huvitavalt siit liigubki, nagu see on ema suguvõsa naisliini poole pealt, see on 15. Ehk siis no mis see sinu temperamendile annab, siis tavaliselt selle järgi, kui me vaatame, siis me oleme ema energias kuni 9 aastani Mhm. ja siin mõjutavad siis sind see 15, number 5 ja 8 ja 4. Ja siis isa temperament, siis see, mis isa energia tuleb sulle, siis on see enesearmastuse puudus, see, et usaldad justkui inimesi, intuitsioon on väga hea, aga ei usalda absoluutselt oma intuitsiooni, Mhm. 16. Ja siis ongi see plärts all, mingid uksed prõmmuvad, ei saa aru, mida tahad teha, aeg-ajalt hästi palju temperamenti, aeg-ajalt täiesti selline apaatsus, solvumine ja kohe südamepõhjast. Ja huvitav on see, tagurpidi kolmnurk, siis see viitab sellele sinu eelmiste elude kogemustele, nende viie, vaata kui naljakas, 4, 5, 6 Mhm. järjest. eks siis need energiat siis toetavad ja siin on 15 ja 16 niimoodi tin-tin. jah, 8 ja 4 on mõlemad selline, sinu põhibaas on selline nagu struktuur, süsteem, kord, miks mingid asjad on, et tehakse sellepärast, et vot selline on sinu selline nagu põhiloomus olnud siis kogu aeg. Ja 5 on tegelikult ja 15 siis see, et sul on tegelikult uudishimu olemas, sa oled tegelikult olnud noore tüdrukuna juba selline väga, kuidas ma ütlen, silmapaistev. Selline meeste silmis siis arvatavasti ilus tüdruk, sul on särtsu, Mhm. sul on võlu, sellist šarmantsust ja selline, et ja siis arvatavasti sulle meeldisid ilusad poisid läbi selle numbri ja siis sa meeldisid. pettusid nendes. Ja. Ja siis see, et sa viskasid nalja, sa oskasid flirtida ja kõiki asju, isegi võib-olla mõtlemata sellele, et mingit kellegi tähelepanu saada, aga sulle meeldis ka tähelepanu. Ikka. Mm. kuigi, kas see ka mõjutab, kui ei ole isaga koos kasvanud? Et siis tahad nagu Tahad rohkem rohkem tähelepanu. tähelepanu. No siis sa otsid arvatavasti, vaata, kui isaga koos pole kasvanud. No Mhm. minu isa on surnud siis, kui ma olin 5-aastane. No ta ei ole kasvatanud mind, ütleme, nüüd on tänaseks surnud, aga ta ei ole kasvatanud. võib-olla esimesed 2 aastat äkki oli. No nüüd psühholoogiliselt ma ütleks, et see lähenemine siis sellele on see, numeroloogiliselt siin numbrid räägivad lihtsalt nendest suguvõsa mõjutustest, aga siis me ju tegelikult naistena, noorte tüdrukutena otsime ju isa kuju kogu Mhm. aeg. Seda küll, jah. Ja siis see viitab ka sellele, me otsime noorepõlves endast vanemaid poisse. ma ei tea, jah. kuidas sinul, minul küll on olnud. Mm, jah, võib küll nii öelda, jah. Skännis praegu läbi jah, kõik. skännisin edasi. oli mingi ka, oli ka koolikaaslasi, aga oli ka vanemaid ja oli küll, jah. ja, Mhm. aga no näiteks jah, et nii ta alateadlikult on, seepärast et me otsime endale ju elukaaslast ka siis juba ikkagi tunduvalt vanema, ma ei tea, kuidas sinul on, mul oli ka peaaegu 5 aastat vanem. ja noh, minul Mhm. on veel suuremad numbrid olnud. et ikkagi justkui nagu otsid seda isa etalooni. Mhm. nii, jah, siis sinus on kõike, sinus on tuld, sinus on draakonid, sinus on kaassõltuvuse number, see 15 täiesti Mhm. olemas ja siin on siis suguvõsa karmavõlg ehk siis see ots on meil täpselt sama sinuga. Mhm. ma mõtlen, kas see ots ka või? äkki vist see ots on meil ka sama. peab olema loogiliselt. jaa, ehk siis see trigerdab, see on su iseloomu sees juba olemas, aga see on sinu üks kõige suuremaid õppetunde, nii nagu minulgi kaassõltuvus. see tähendab seda, et kooselus ja koos teiste inimestega toimetamises
me tahame justkui nende eest asju ära teha, me tunneme justkui, et kui meil pole kedagi küljes, et siis me oleme justkui nagu kätetud, meil on nagu loomulik vajadus kogu aeg midagi nagu teha selleks, et teistel oleks hea. ja see on meie kõige suurem õppetund, õppida armastama iseennast. ehk siis just me rääkisime ka enne, kui salvestama panime, et Margit juba oskab seda rohkem teha kui mina, aga eks me siis tuunime siin teineteist, aitame. ehk siis sind pani elu üks õppetund, üks katsumus Mhm. selleks, mind on põrutanud ka üks elu õppetund, aga ma siis ei õppinud seda. aga nüüd lihtsalt ma siis võtan koppi sinu pealt ja oma numbrites ka samamoodi. et siin lihtsalt on see asi, aga mis muidugi 15 meile mõlemile annab see, et me oleme loomu poolest hästi šarmantsed. ehk siis kuidas öeldakse selle kohta, isane koer tunneb, kui sa oled vallaline. ei, mitte sina. isane koer tunneb, kui emane on jooksuvalmis vist või, Aa, äkki niimoodi. ehk siis see tähendab seda, et siis meie puhul ükskõik, kas me oleme vallalised või mhm. mittevallalised, aga me paistame kogu aeg silma. Okei. jah, tahame või ei taha, just sa rääkisid, see pole vahet, kas meestele või naistele, aga Mhm. me jääme silma. Mhm. kas meie naeratus, meie mingisugune asi, aga see 15, teie ka, kellel siis 15 eksisteerib siin keskel, siis see on ka sõltuvus, aga see on ka töönarkomaania. Mhm. see on ka nagu 0-4 ribadeks tõmbamine, see on ka see, et me oskame seltskonnas ennast üleval pidada, samas me armastame ka nende numbritega, 8 ja 7-ga, aga tegelikult ka hästi üksinduses olla. et meil on siin kõike ja sinu sees on nii naljakas, nüüd ma alles esimest korda ju näen, on ju 16, mina olen sündinud 16. Mhm. nii, aga siis siit, kui ma vaatan nüüd see kuu lõikes, siin on nii naljakasti jälle, siis siin on 8 ja siin on 17. siin ma vaatan üleüldiselt selliseid numbrite kombinatsioone ja iga number siis siin viitab sinu eelmiste elude kogemustele. siis kõike ma üksipulgi lahti ei räägi, aga see põhiasi, mis tähendab, on see, et sa oled eelmises elus teinud midagi sellist, kus sa oled teisi inimesi ära kasutanud. ehk siis sa oled olnud kuskil võimsa koha peal, sa oled nagu rahaliselt hea koha peal olnud ja sa oled kuidagi neid ära kasutanud ja sinu õppetund on nüüd olla siis pigem toeks teistele inimestele ja mitte ära kasutada neid ja olla siis hästi õiglane ja jälgida seda töö ja puhkuse tasakaalu ehk siis õiglane ka enda suhtes, ehk siis mitte üle töötada. Okei. no 8 ja sul on nii naljakasti üldse siin 2 8 on ju, noh siin ka veel kolmas ka veel, eks ju, kui edukuse koodiga vaadata, Mhm. aga see viitab sellele ka, et su kõige suuremaid miinuseid siin praeguses elus on ületöötamine, Jah. kohuse liiga võtmine. siis siin näiteks see 7, mis ütleb ka, see on siin kohe vastas, ütleb seda, et sa oled peljanud endises elus, sul on mingisugune, mina ei näe nagu, mis ajastul need on olnud, eks Mhm. ju, aga need kõik need kogemused on tulnud sulle siia õppetundideks. siis see 7 viitab sellele, et sa oled tahtnud kuidagi justkui sulguda üksikusse sinna külasse, sa oled kartnud nagu selliseid väljakutseid, selliseid ehk siis sinu jaoks oli turvaline olla väikses külas ja oma koopas. sõltub, mis ajastus sa oled olnud, aga selline, ma ei tea, millegipärast tahan kohe ütelda nagu väike vana mees, vaata, Mhm. võib-olla lihtsalt vana naine, aga, Võib-olla jah. aga siis just see viitab sellele, et sina pead siin elus võtma tiigrihüpped ja just tegema selliseid asju, number 16 ka ütleb sellele, et sa pead lihtsalt võtma ja tegema. siin mitte midagi muud ei aita. issand, kui huvitav ametite kolmnurk sul on. ehk siis see, me kohe lähme siia ka. ja siis see asi, mis 17 viitab siin, siis nüüd ma mõtlen, ma ei taha nagu eksida, ma ei mäleta, mis eelmise elukogemus sul oli, aga kas see 17 viitab sellele, et sa pead praeguses elus äh, saama kuulsaks või tuntuks. ja see sinu sees on mingi lugu, mida sa pead teistega jagama. ja see meetod, kuidas sa seda jagad, see on sinu enda nüüd selline asi, aga sul on üks eesmärk sellega 17-ga ja su 17 on siin ka olemas, sul on 2 korda seda. ja see on sõna otseses mõttes sulle nagu lihtsalt sisse kirjutatud, et sa pead saama välja räägitud mingisuguse asja, sa oled justkui nagu eeskujuks teistele mingisuguse asjaga. ja ma ei ole seda välja rääkinud. jah, et aga noh, ütleme siis mina juba tean, on ju, mis asi see on, Mhm. aga siis mina ütleksin, ma viitaksin selle sinna. no ei ole muud varianti, ma arvan. ei ole, jah. sellepärast sulle on antud see kogemus ka. Mhm. ja nüüd, kui ma vaatan ameteid,
siis 19 on päike. ehk siis tähendab see päikseenergia. mis tähendab päikseenergia? tegelikult vaata, edukuse koodis on ta ju üks, on ju. Mhm. see on selline nagu imperaator või see on selline, kes juht võtab enda kätte ja teeb ja peaks hästi palju delegeerima. 19 samamoodi tähendab seda, aga see tähendab seda, et sa pead rohkem välja näitama, rääkima kõik omad sellised tujud, temperamendid, sa ei tohi mitte midagi nagu enda teada jätta. ehk siis ka see, et kui on mingi kriitiline olukord, siis sa pead seda ka ju lihtsalt ütlema, näitama välja, muidu see päikseenergia põletab sind seest. ehk sa põletad ära ennast. 19 sõna otseses mõttes. Ja näiteks siis see, kuidas me nüüd ametite tipus on ta, siis see tähendab niimoodi, et oma ettevõtte juht, oma isiklik või siis kuskil ettevõttes POMO rollis, juhtivas kohas, seda sa nüüd oled ka, on Seda ju. ma olen jah. jah, see väga hästi sulle sobib siia. Praktiliselt pool sellest kolmnurgast sobib praeguse ametiga väga hästi, pärast nagu lõpp läheb natuke lappama, võib-olla, vähemalt mulle tundub. natuke Margitit tunnen ka juba, siis 19-ga on see lugu ka, et sa pead pigem nagu esinema. sa pead nagu justkui nagu kas loenguid pidama, kui see võimalik on, see on nagu coach'i ja mentori oma ka, see on nagu Mhm. see, et saad aru, miks ma ütlen, et see on nagu juht, oma ettevõtte juht, pigem see, et sa pead nagu seal olema, vot nii nagu mina olen nagu oma asjades, Jah. siis mul ei ole 19, mul on 17 siin kuskil, aga 17 ja 19 on väga sarnased. et sa pead nagu särama iseenda töös, sa pead nagu rõõmu tundma, saad aru, nagu tuled sünnitusmajast ja ütled, ma sain tütre või ma sain poja, saad aru, vot see liblikad kõhus ümber naba. No mulle praegune töö tegelikult meeldib. no siis on väga hästi. See on nagu okei, ma näen nagu seda tulemust ja nagu eesmärki, et selles mõttes mulle nagu hetkel meeldib see küll. siis me jääme praegu selle juurde, kuigi ma ütlen, selle kuigi kolmnurga nagu teine pool läheb midagi on lappama, puudu sest sinu hingemissioon on hoopis midagi muud. mm. see ei lähe praeguse tööga kokku. Ei lähe, need on kaks täiesti eri asja. siis 10 viitab sellele, et töö peab olema liikumisega või online'is, arvutis tegemine ja liikuv selles suhtes, seal peab olema hästi palju vaheldust, igav ei tohi olla. Ja no see läheb praegu kokku. on suht, et ei ole kogu aeg nagu paigal, et käid nagu ei istu, ütleme 8 tundi arvuti taga, saad nagu liikuma ka. vaata, kui naljakas, siis mõlemad on siin selle tagurpidi kolmnurga nendes nurkades, see on nüüd eelmiste elude siis kogetud ametid, mis sulle on antud siia ellu nagu ka uuesti läbielamiseks. ja 19 tegelikult, kui sa oleksid nüüd mingisugune coach, mentor, mida iganes, siis seda sa saaksid teha ükskõik kus kohas seda tööd. 10 annavad selle sulle nagu vabaduse. see on see, mida paljud inimesed unistavad, et tahaks teha sellist tööd, et ma ei ole nagu asukohast kinni, siis sul on kõik olemas selleks. peaks olema rohkem oma asi. nüüd lähme siia tippu, mis on 18. vaat nüüd see viskab natukene sinu ameti praegu, mis see on, viskab natukene sassi, sest see on puhtalt vaimsus, esoteerika intuitsioon, selgelt tajumine, selgelt tunnetamine ja nii edasi. noh, võib-olla võib võtta mingeid paralleele sinuga, sa ikkagi töötad klientidega, sa tunnetad neid, vaatad nende mingisuguseid, ma ei tea, sa kuidagi hindad objekte, jah, seda raha, küll jah. kõiki asju on ju, ja sinu vastutusel on nagu hästi palju asju. no peaaegu, et kirjutaksin alla, aga ei kirjuta ka. See ei ole vaimsusega midagi ei, tegemist. ei, sest see peab olema juba väga nagu selline loominguline. ehk siis no mis ma ütlen, kõige esimene asi, mis kohe tuleb, on nagu tarokaardid, okei okay. see, aga 18 ei ole ainult tarokaardid. siis on see, et mõned teevad näiteks joonistavad, maalivad mingeid asju, siis on see, et võib-olla luuletad, võib-olla siis numeroloogia, astroloogia, human design, siis kõik sellised ta, mingi Veda, Ajurveda ja ma ei tea, mis asjad seal kõik kas seal. siia alla läheks ka selline nagu kogemusnõustamine või mingi teiste aitamine, mingi absoluutselt, teema? absoluutselt, seepärast, et siin on 2 9, mis viitavad konkreetselt, et kas terapeut, psühholoog, traumapsühholoog, ma ei tea, ükskõik, vot sellised asjad, kogemusnõustaja läheb siia 9 alla. 18 kokku liidetud omavahel on ka 9. No siis ehk peab siis hakkama seda täiega. suunda ajama. sellepärast, et nüüd ma annan sulle ühe toetuse nagu põrke. ehk siis nüüd see ametite kolmnurk on praegu väga värskelt meil läbi käidud, siis me lähme põmm, lähme vaatame su hingemissiooni. tadaa, sama, mis Merikesel. 5, 10, 15. see tähendab seda, et see on niimoodi ilusti öeldes on see vaimne õpetaja.
meie raha liigub siis see, nüüd sa tead, mida mina teen. jah. Et ma olen olnud ärinaine enne ja mul kogu aeg oli nokk kinni, saba lahti, nokk kinni, saba lahti. Mhm. nüüd on see, et ma teen asja, mis mulle meeldib, mida ma armastan. mul on siin vaimselt väga palju ja mul on ka materiaalselt palju. mul on teenustele oma hind. ma aitan väga palju, ma osalen see hüvetegevuses Heategevus. heategevuses, Mhm. siis mul on mingisugused omad asjad, kus ma aitan ja panen käppa alla. ehk siis on see, mis mul ka südame paneb rõkkama. Mhm. aga see, kui ma enne tegin tööd, ma olen koristajana siin tööd teinud, siis mul oli koristusfirma, seal on täiesti null, null seal ei seda. ole ka midagi sellega pistmist. Ja seal ei ole mitte midagi ja sellepärast tekkiski selline kõik see pankrot, kõik need muud asjad tulid minu ellu, sellepärast et universum ütles, kuule, halleluuja, kuule, äkki sa paned pillid kotti, muid äkki nüüd keerad nagu selja nagu sellele asjale, mis sa siin teinud oled. ja sõna otseses mõttes ta lihtsalt raputabki ja ta on sind ka raputanud juba elus. jah, see eelmine aasta oli nagu korralik raputus, et võib-olla peakski minema sinna suunda, võib-olla sellest nagu, ma ei ole nagu sellest nagu rääkinud, ma olen selle kõik enda teada nagu hoidnud, ma ei ole nagu seda, jah, ma ei ole seda nagu reklaaminud, nagu paljud seda teevad. no ma võin ka selle välja öelda, et võib-olla eelmine aasta sain siis sellise toreda diagnoosi, mis on suht tavapärane nüüd naistel, rinnavähk. ja see nagu raputas, nagu pani võib-olla mind see, et võtta aeg maha. et nüüd ma olin sunnitud kodus lihtsalt istuma vägisi, mis ei ole minu natuurile, ei ole üldse nagu, see ei ole minu natuur, et ma istun kodus nelja Mm. seina vahel. ja ma ei ole seda nagu veel ma nüüd vaikselt on olemas sellised grupid, kus noh, kes on seda läbi nagu elanud ja ka terveks saanud, ütleme nii-öelda, kui seda saab öelda, et terveks sellest saad, see on sul elu lõpuni. aga sa elad sellega lihtsalt. ja sealt ma sain, ma nagu 2 kohtumist on olnud, kus sa saad ka nagu tuge või sa saad siis nagu ise anda tuge. ja viimane kohtumine tegelikult oli, seal oli paarkümmend inimest, sest tegelikult mina rääkisin nagu sealt ma tundsin, et ma sain nagu ennast, et ma sain öelda välja sealt mingeid asju, aga need olid need inimesed, kes on selles olukorras nagu olnud, et mul oli nagu lihtsam nendele seda välja rääkida, mul ei ole lihtne rääkida seda kellelegi teisele minule inimesele, või jah, teile jah, kellelegi mm. -hmm. teisele, see on nagu, mul on see nagu väga raske. et aga seal oli mul nagu lihtne ja siis ma nagu särasingi seal nagu päike, üks küsis, et kuidas sa nagu saad nii positiivne olla sellise nagu diagnoosi ja kõige selle nagu peale. ma ütlesin, ma ei tea, et see on edasiviiv jõud. võib-olla peaks seda suunda nagu mõtlema ja ma tundsin ennast väga hästi seal. Mm -hmm. ma alguses ei läinud nendele nagu, need on ka Zoomi kaudu sellised, mõtlesin, mis asja seal räägitakse, hakkavad seal leierdama ja ma ei taha, ma tahan sellest nagu lahti saada ja see oli üldse vale asi mu elus ja et see rikkus mu terve aasta, pani mul pausi peale, et see ei ole nagu, et see ei olnud nagu minu teema, ma vaatasin nagu kõrvalt seda jama nii-öelda, et mis asi see nagu oli. aga noh, see oli, siin ei ole midagi teha aga seal ma tundsin ennast nagu kuidagi, et noh, issand jumal, et see on nagu elu läheb edasi ja tuleb olla nagu, sa pead selle nüüd mitte ära unustama, sellega peab leppima lihtsalt ja see leppimine on väga raske muidugi. see on nagu väga, et võib-olla peaks seda suunda minema, et seal ma tundsin nagu kalavees ennast. see kas on sa nagu nii uskumatu, et ma nagu noh, ma nagu särasin seal, kui ma takkajärgi nagu mõtlen, et siis nii paljud ütlesid, issand, sa oled nagu nii särav ja kuidagi sa nagu, et sul nagu poleks olnudki midagi sellist, et sa polegi nagu midagi sellist läbi elanud. ma ütlesin, et noh, kõik me elame ühtemoodi seda, kes kergemalt, kes noh, ütleme kergemalt seda ei saa nagu öelda, aga igaüks omamoodi. ma ei ole kasutanud ei antidepressante, mida ma tean, et pooled ja üle poolte kasutavad, et seda nagu läbi elada. ma olen nagu selles mõttes, ütleme siis nagu väga hästi läinud. kas saab siis isiklikult küsida, kas sul on tehtud siis kiiritusravisid ja kõige selliseid ja kõik keemilisi protsesse? ja aasta tagasi veebruaris, 20 veebruaril oli esimene keemia, 8 keemiat pluss lõikus pluss kiiritus. ja siis ütleme oktoobris, siis ma olin nagu valmis tööle alles minema eelmise aasta oktoobris ja siis ma vahetasin ka töökoha ära, sest see ei toitnud mind enam, mis ma enne tegin. Mhm.
no ta istub nagu lill siin praegu. kõik ütlesid, et sa oled hull. osad ei ütlenud ka, nad teadsid juba, et ma olen selline, et mul ei anna midagi, mul ei ole mõtet nagu öelda, et ära tee seda. aga Mhm. no nii mõnedki nagu ütlesid, et kas see ikka on õige, aga see oli minu otsus, ega ma väga ei kuula teisi, ma ise teen, Jäärapäisus. jäärapäisus on mul küll kõva, teen seda, mida ma tahan. vaata kui huvitav, selles suhtes, et kui nüüd ma räägin nendest vanustest, mis on meile kõige suuremad trigger'id, siis on 25, 35, 45. Ja siis ütleme, seal on mitte täpselt siis need aastad, aga siis 2-3 aastat enne või pärast kuhugi sinna. ja see kogemus nüüd jäigi sinna 45 ajavahemikku. no ma olen 53, 52 jäi see siis jah. See oli 52. ja no ütleme siis väikse ja viibega, aga viibega jah. sinna kanti ta jäi. sest minul näiteks see ka, mis mind lükkas numeroloogiasse, siis toimus minul nüüd ma olen 48, 2 aastat tagasi, siis 46. mul juhtus selline asi, mis mind viis sinna. no võib-olla mind juba siis, kui mul oli lahutus täpselt 50-ndal, kui ma sain 50, siis ma täpselt oktoobris lahutasin. Mhm. otsustasin, et nüüd on kõik ja siis ma arvan, et enne seda juba hakkas see asi, et noh, ta jääbki jah sinna Mhm. kanti. et võib-olla see oli juba nagu selline esimene märk, kus ma siis juba hakkasin mõtlema, et midagi muud peab. siis mul on nüüd selline tunne, et nii palju, kui sa nüüd rääkisid, ma seda lugu teadsin, aga ma enne siis pole niimoodi vaadanud sinu numbritesse, siis üks asi, mis ma siin näen, siis vaata, need värvilised asjad on tšakrad. mm. -hmm. ja tegelikult vähk kui selline, see tuleb ju nii palju, kui nüüd räägitud, tuleb ta kas ülemuretsemisest, ületöötamisest või sellisest viha energiast ja muretsemise energiatest ja ükskõik vaika mist. et stress on, ma arvan, et no see ületöötamine. ületöötamine ja stress, ütleme kõik asjad kokku, ma arvan, et see oli selline kompott mm. -hmm. ja sest siin näiteks siis kui me neid värve siin vaatame, siis 7 viitab südametsakrale. Siis meil on, ma tahtsin ütelda, et see on meil sama, tegelikult ei ole see sama. aga 7 tähendab seda, mis me just enne rääkisime eetriväliselt, see, et ei tohi teisi kiirustada, ei. ei tohi teisi kamandada, me peame võtma inimesi sellistena, nagu nad on. sest no vot seesama, see 7 siin samamoodi viitab, vot see on meil mm. -hmm. sarnane. aga kuna see on südame peal, siis see viitab seda ka, et kõik meie kogu atribuutika on ju seotud selle südametsakraga, ehk siis kõik asjad nagu töötavad kuhugi nagu üksteise kahjuks, üksteise hüvanguks. ja 16 on siis seesama siin näiteks südamest ülevalpool, ta tuleb siia kurgu Mm juurde. -hmm. ehk siis mis 16 tsakra teeb, on see, et ta ei räägi välja neid asju, mis tal tegelikult mureks on. ja ma ei ole aastaid, ma arvan, enne lahutust aastaid ma üritasin küll enne lahutust viimane aasta, aga see ei, ja siis ma loobusin sellest ja ma ei ole rääkinud ja see on mu viga, et ma ei, oleks pidanud rohkem välja rääkima asju mm.. noh, nüüd sa oled õppinud siis sellest. ja nüüd ma olen õppinud ja vaata siis peab saama õiget. väga õiget peab saama, enne kui sa nagu saad selle õppetunni nii-öelda. aga kuidas sul praegu olukord selles suhtes on, et sa ütlesid, et sellest kunagi vabaks ei saa, et aga ta on siis sul kadunud ka täiesti? selles mõttes ma olen praegu nagu, on nagu see remissioon, et sul on need aktiivravi on nagu läbi. see lõppes mul tegelikult nüüd märtsiga, sain viimase sellise nii-öelda süsti ja siis nüüd on tabletikuur 7 aastat iga päev ja korra kuus üks süst ja elu on lill. okei. ütleme, no on mingid tagajärjed jah, natuke sellist 100% küll keha ei ole taastunud, aga see võtabki aega, aga no sellega tuleb tegeleda, palju väljas käia, käin ujumas lihtsalt mingite asjadega harjuda ära, aga sa pead tegelema lihtsalt iseendaga. nüüd see on see, et nüüd aega kõigepealt iseenda jaoks. iseenda jaoks, et kõigepealt mina ja siis kõik teised. vaata kui huvitav. no minul on hästi palju sinult selles suhtes nüüd õppida, et mitte mingi selliseid asju teha, mis viivad sinna protsessini. et teie samamoodi nüüd, kes te siin kuulate meid, et ka kommenteerige, pange omad kogemused siia, kui julged, siis jaga seda meiega. ja Margit tuleb ise ka kommenteerib siia ja Margitiga ma olen suht kindel, et saab võtta ka konkreetselt ja sinuga ühendust. et me paneme siis rekvisiidid siia, vaata siis sinust saabki kohe automaatselt kogemusnõustaja nüüd. no seda peaks minema võib-olla natukene õppima, olen seda nagu mõlgutanud tegelikult mingi aeg nagu peas, see tuli nagu nüüd aasta algusest nagu kuidagi mingi mõte nagu käis. ma pean nüüd mõtlema seda, midagi ma pean tegema. fakt on see, et ma midagi nagu teen, aga ma ei ole veel jõudnud sinnamaani, et kas see on nüüd see õige või on see nagu, mis asi see nagu olema peaks. no peab kuulama intuitsiooni natukene, jah, otsima seda, sest tegelikult vaata see 18
sinu puhul on nagu hästi kihvt selline briljant pihu peale antud, ehk siis see on võimalus, kus sa saad enne magama minekut enda käest küsida küsimusi ja siis hakkad unenägudes vastuseid saama. okei. aga sa pead sellesse uskuma. Mhm. ja kui sa esimesel, issand, täna oli meil just Ülle Puu, ma panin just selle salvestuse üles, siis tema ütles, et tema on pidanud unenägude päevikut, issand, kui ma ei eksi, kas 17 aastat. ütles niimoodi, et unenägude seletused alati ei näita sulle seda, mida see sinu unenägu näitas, aga tema on kõik need aastad ise otsinud endale seletusi selle Okei. kaudu, et noh, siis vaata, kes jällegi teeb sedasama, kirjutab unenägude päevikut, kommenteerige siia, kuidas see teil töötab. Et sul on elus mingeid déjà vu tundeid olnud, et sa oled enne, sa oled selles kohas juba enne olnud Jaa, mm. siis sina oskad neid déjà vu tundeid ise luua, okei. sa saad iseendale tulevikku luua. Mhm. Selleks ma soovitan sulle siis kirjutada. Ma andsin sulle väga hea raamatu Saladused. Mhm. kui sa selle nüüd läbi lugesid, siis võid veel kramplikult kinni hoida, veel uuesti läbi lugeda, kui sa saad inglise keelest või vene keelest aru, siis Saladuste film on olemas. Okei. jah, et sina nüüd, kes sa kuulad siin ja sa tead seda filmi, pane kommentaaridesse see filmi link Youtube'is on täiesti olemas tasuta. ma olen seda niimoodi vaadanud. Okei, ma pean ka vaatama seda mis siis. te arvate, kuidas ma siia sain? vaatasin Saladuse filmi ja tegelikult ma käisin veel ühel koolitusel, mis ka hästi palju veel kinnitas Mhm. seda kõike, aga see selleks, sellest teate, kellel on 18, kes on veel 18 päeval sündinud, siis sul on nagu kuldlusikas juba sünnist saadik nagu kogu aeg suhu pistetud. ehk siis jaa, siin ei ole midagi muud kui ainult uskuda, sa saad kõik, mida sa tahad ja samamoodi kõik see vihaenergia, mis on tootnud sulle selle läbielamise, see on see ka, et 18 on väga tuline energia. kui sa kellelegi midagi ütled, midagi nagu mõtled, siis vihased asjad, kurjad asjad hästi kiiresti lähevad täide. ma ei tohi seda teha, ma tean, et ma ei Mhm. tohi, kui ma nagu jah, ma ei tohi vihasena nagu, ma olen seda nüüd kõvasti kasvatanud, et ma lihtsalt kuulan ja ma ei reageeri nagu, ma nagu, kui teine on nagu vihane ja vastab mulle, et see ei sobi ja midagi sellist, siis ma lihtsalt kuulan, aga ma isegi ei reageeri enam. see on minu jaoks nagu uus asi. uus asi, ma olin nagu ise ka üllatunud, et ma ei reageerigi, tavaliselt ma reageerisin nagu täiega. Ma lasin ikka, no jah, mis asja. minuga niimoodi ei ei tee. tehta täpselt nii, et kes sa oled, et sa mulle niiviisi ütled. jah, aga nüüd ma lasen endale nagu, ma lihtsalt olen vait ja kuidagi, et vaatad tuima pilguga tuima otsa. pilguga, tõsiselt. ja Mhm. sama avastasin selle enda ja nüüd ütlen viimase poole aasta jooksul olen avastanud selle enda jaoks. see on nagu nii üllatav, et ma ei, nagu imestan iseenda üle, et kuidas nii see tubli. võimalik on. sama. aga ma ei tea, see on jah, see on nagu uusi asju tuleb, mida sa enda juures nagu, isegi teismeline see kodus ei aja enam nagu närvi. ma isegi ei ütle talle midagi enam nagu vastu või ma ütlen, nojah, siis on nii, siis on nii, mis sa ikka teed. et see on nagu jah, see on tulnud. ja siis kusjuures nüüd, kui sa seda kogemusnõustamist oled nagu ka mõlgutanud meeles, siis Mhm. lihtsalt kuulagi märke, vaata nüüd, pane tähele selliseid asju. me rääkisime täna siin ära, siis me paneme selle video nüüd ülesse kuhugi Mhm. rullima, onju, siis vaatame, otsustame, kas klubilistele või siis kõigile. ja siis inimesed, teie, kes te nüüd kuulate, mees või naine, noor või vana, kukk või kana, et siis lihtsalt andke endast, mäletad seda luuletust? ja noor või vana, kukk kui või kana. kana. siis tead, siis oli veel, no muudame teemat, teeme natuke lõbusamaks. siis oli ju mingisugune selline asi, mingi, sa pidid puhkuma. jah, see oli võilill see äkki või? võilill jah, mis on jah, ära õitsenud võilill jah. jah, mulle meeldis nii neid puhkuda ja ma jah. praegu ka, kui kuskil on, siis mulle meeldib need laiali ajada. ma ahah. ei tea, miks. siis ma mäletan, seda võilillega tehti niimoodi, et vot ma vaatan, kui palju kus sul sa võid. võid sööd oled. flirtis tõmmati kohe, ja kole see oli, jutt. võilill on ilus lill, mulle meeldib. jah, me oleme ka nagu kaks võilille siin. no vot, näed, vaata kui naljakas, et me enne üksteist üldse ei tundnud, aga läbi Mhm. selle siis numbrite keele kanali. vot ma tahan enne, kui ma siin jätkan, ma tahangi ütelda teile, sinul on seesama missioon nagu minul, hingetee missioon, jõuda sinna vaimse õpetaja teekonnale. ehk siis teate, kui suur kuritegu on see, kui nüüd mina ei oleks tulnud välja ja numbrite keelega. siis mina ei oleks täna siin jah, ja sa tulid täpselt siis välja, kui mina sain oma pahalase diagnoosi. et see oli nagu mingi rusikas silmaauku, et ma mõtlesin, mis mõttes, et kuidas nüüd tuleb see, millest ma olen nagu huvi tundnud, ma olen isegi lugenud mingi kuiva
raamatu numeroloogiast kunagi läbi, ma ei saanud sellest mitte midagi aru. ja ja ta tuleb täpselt siis, kui mul on nagu seda nagu vaja, et aitäh. aitäh sulle ka, aga aitäh selles suhtes sellele, et ka mina läbi oma läbielamiste jõudsin siia, kus ma olen Mhm, ja mõtlen, et kallis Margit, kui suur kuritegu on see, kui sa ei hakka tegema nüüd seda, mida sinu hing karjub. Kui mhm, suur hulk inimesi on teadmatuses ja me kõik oleme vahelülid teineteise jaoks. jah, Seepärast, et läbi mingite sinu lugude, on see siis YouTube, Instagram, Facebook, kus sa nüüd mida iganes hakkad nagu tegema, mina soovitan ikka Youtube'is teha, siis sealt tulevad inimesed, Youtube ise ju hakkab sinu infot edasi andma. mhm, Kuidas sa seda teed, see on sinu enda lugu, selle teel sa leiad endale. aga teie ka, kallid, kes te seal kuulate, siis me oleme loodud siia selleks, et üksteist aidata. Et mitte üksteist takistada, vaid aidata. jah, Ja seesama näide, kui ma ei oleks tulnud, ei oleks me kunagi kokku saanud. Kui Margit nüüd oma jutu ka ikkagi mõtleb, et ta ei hakka seda jagama, universum hakkab sulle veel kord andma midagi andma veel. midagi sellist, et sa lõpuks tead nutad ja ütled, et ma tahaks jõudsalt Youtube'i videot teha, palun lubage. Et saad aru, no jah, ükskõik mis saan asja. aru. Et parem hakka juba mökerdama, nii nagu mina need oma esimesed videod tegin, davai hakka ka, siis ma itsitan seal, panen mingid naljaasjad Mhm, sulle sinna. Ja sellepärast, et sinu käes on kuldlusikas, sa saad kõik, mida sa tahad, nii nagu me rääkisime, see pahaasjad lähevad edasi ja nii edasi. Siis siin on see lugu, et nüüd, kui me lähme elude numbri juurde, siis see oli enne 35, kui me kokku arutasime, mhm, siis 35 toetab sedasama hingemissiooni, mis oli 5, 10, 15. teist. Ma räägin sulle siis sellest veel. Oota, nii. Siis meil oli see elude number oli siis Üheksa, 35 5, jah. enne. Ja siis 5 on see, et sa pead õppima, aga pidama seda fookust, et sa ei õpi nagu üle. Sest ma arvan, et nii sul kui mul, meil on sama Mhm, hingemissioon. Me oleme teinud elus korduvalt seda, et me hakkame õppima, siis me juba lendame, ma ei tea kuhu, õpime 100 000 000 asja nagu juurde ja jah, fookusesse ei jõua. Et siis on see asi ja kui meil on antud võimalus jagada oma lugu, õpetada, see on see, mis ka minul pikalt on sees olnud ja sinul ka see oma lugu ja sa ei tea, mhm, mis sellega teha, on ju, siis meie oskame sinuga keerulistest asjadest lihtsas keeles rääkida. jah, tundub küll. Jah, ja 5 on see asi hingede emissioonis. 10 tähendab seda, et meie raha liigub vaimsuses. 10 on ka universumi toetus. Universumi toetus viitab ka sellele, et elu 25 kuni 35 ja võib-olla 45 ei ole olnud meelakkumine. Mhm. See on olnud siis nagu Linnanmägi on see Soomes, aga ilutulestik või ei, mitte see, Ameerika mäed. Ameerika mäed, jah. Ameerika mäed. Aga need on siis, see kood on üks raskeid koode, on veel üks raske kood on 9, 9, 18 või 18, 9, 9. Kellel siis on, siis Mhm, te teate. Siis meil on selles suhtes antud nii tore kogemus käia nagu neid raskusi väga palju läbi, karma õppetunde. Me oleme ise selle valinud, kui me kunagi siia tulime. Ka see vähk on sul endal valitud. Seepärast meile antakse sealt mhm. nagu Maia Kaate välja taga ütles väga kihvtilt oma ühes videos ka, et meile antakse üks mingi nagu see filmilink ja siis sina vaatad seda ühte osa, siis sa vaatad seda teist osa, no ma võtan siis selle ja siis ta võtab siis selle. kas see võib olla isegi, et kas sellised haigused ei või tulla ka nagu kuskilt suguvõsa karma, näiteks kui see on jäänud kellelgi, minu mm, vanaema, emapoolse suguvõsast oli nagu minu arust oli ta vähke. sama vana, aga tema ei läinud arstilt, tema lihtsalt suri ära. et ma pidin seda nüüd siis uuesti tema asemel siis nagu korda tegema. ma ei tea, mulle tuli vähe, ma ei tea, miks mulle see mõte nagu millalgi tuli pähe. ma ei tea, kas see on nagu Selleks ma ütleksin niimoodi, et peaks tegema selle sinu vanaema siis sünnikaardi lahti mm ja -hmm, vaatama siis sealt, millised numbrid teil trigerduvad. mm -hmm. Siis tervisenumbris peaksid olema kuskil samad numbrid meil on nii klappima. huvitav, et minu sünnipäev ja tema surmaaeg on üks ja sama kuupäev, üks ja Mm, sama kuu ka veel. mm. Võib-olla, aga see, mis mina ütlen, mida sina pead tegema tavaliselt, on see, et sellised haigused, takistused tulevad siis, kui sa ei ole oma õiges ametis.
sa ei tee oma õiget asja, mm. siis tulevad sellised asjad. no pluss lisaks need muretsemised ja Ja, need ja. muretsemised, vihad, ületöötamised tulevad siis ka ju, kui sa teed hambad ristis mingit asja, mis sulle tegelikult ju ei meeldi. ja Mhm. sa ei julge nagu öelda ka, sa ei julge iseendale seda öelda. ja siis sellised kuidas ma ütlen, kõik neid suguvõsa asju saab ka uurida, vaadata. aga mis meil on kõige rohkem, siis meil, sinul ja minul, siin on 15, mis meil juba kohe on otsati kirjutatud, me peame hakkama iseennast armastama. ja kui Mhm. niikaua, kui me seda ei tee, meil võivad tulla igasugused terviseprobleemid. No siis tuleb sinna peeglisse tihemini vaadata. ja nii füüsiliselt kui seesmiselt. Mhm. ehk siis mina füüsiliselt saan juba peegliga väga hästi hakkama, aga tihtipeale võtan enda kohustuseks, justkui mina pean ainult nõusid pesema, mina pean ainult tegema hommikusööki, mina pean kogu aeg voodit tegema. noh, saad Mhm. aru, sellised hästi lollid nagu asjad, mis ma endale Pisikesed pähe. asjad. jaa, aga samas on see, et saad aru, ma ärkan hommikul üles, ma olen juba mingi robot umbes, et ma ei tea, kes viimasena välja tuleb, siis see võiks voodit teha, aga mitte see, et nagu ma ootan, millal ma saan nagu räigelt minna voodit tegema. No lase olla. No ja, tee. ei ma lihtsalt tõin nagu mingi Hea näitena. näitaja. Mina näite. lasen olla. Ma täiega ahhaa, enam ei, sul korda majas ei ole. ei ole. issand, kui Aga kuigi õudne. ma tahan, et mul on korras kõik. ja, Aga nagu on on ja kord. noh, mul on ka enam-vähem okidoki, aga selles suhtes, et tead, kes ikka otsida tahab, siis küll ta leiab siin igalt poolt mingit põnevat manti. üldiselt on kõik puhas, onju. Väga puhas. no nägid, täitsa niits juba. Mm. ja sul on ka, ma arvan, täpselt samamoodi. Ja. jah, et kes näeb, siis see võtku ise ära. oota, kuhu Mhm. me nüüd jõudsime? elude numbriga, et see number 8, siis see viitab ka sellele. ehk siis meie 8 alati ütleb, et raha peaks olema S-auguni, aga tegelikult olen ka mina elanud olukordi, kus nagu ikkagi veri ninast välja ja siis sa pead ikka räigelt tööd tegema, aga meie raha liigub läbi vaimsuse. See ehk tuleb siis muuta. ja see tulebki siit. ja tead, siis hakkab tulema nii palju uusi huvitavaid inimesi, eks nii nagu mulle, ma ei teadnud, et ma hakkan podcast'i tegema, ma ei teadnud kunagi, et me siin kahekesi koos istume sinuga üldse, no Ei. üldse, ei. jaa, et aga vaata, siis hakkab nagu see 10 on universum ja kui universum näeb, et no lõpuks ometi ta jõudis sinna vaimsuse poole peale, et siis see hakkab sulle õigeid inimesi, kas Andma su elule. jah, et kas alati õigeid, seda ma ei tea, Mhm. sinul oli ka minuga vaja tuttavaks saada läbi numbrite keele, Mhm. selleks, et me siin vaataksime sinu numbreid. ja Mhm. siis see edasi, siis sa hakkad kodus muhisema vaikselt, sa hakkad mõtlema seda, mis see nüüd siis tähendas. ja siis 10 tähendab ka seda, et kui sa ei julge riski vastu võtta, siis vot universum näitab sulle, vot fiiguski Vassili sulle. Mm. jah, sest ta alati toetab ja ta alati tahab seda, et sa näitad, et sa oled valmis minema. ja muidugi annab ka keerukust sulle, aga selleks, et sa õpiksid, sest meil on sellise koodiga vaja aru saada, sest ma ütlen, et minul on ka lähedase surm olnud elus, mul on pankrot, mul on petmisi palju olnud, ise olen petnud, mind on petetud, lahutusi ja minu klientide seas kõik need inimesed eksisteerivad, kes on need asju läbi elanud. Mul on ka lahutus, olen petta saanud, haigus. petnud oled või? Ei ole. nägite? Mhm. vot, Petnud ma ei ole. haigus on olnud. Mhm. Ütleme selles mõttes nagu olen petta saanud ja lahutus siis. Ütleme lahutus, petta saamine ja siis haigus. Sellises järjekorras. vot, Kõige suuremad asjad nagu. sinu haigus on veel selline haigus, et see on nagu tegelikult juba surmanuusutamise Ja haigus. see põhimõtteliselt öeldakse, aga see ei, ma ei saanud alguses ei jõudnud mul üldse see kohale, ma olen nüüd selle peale alles mõtlema. Mhm. Teised mu lähedased, ma arvan, nendel oli see rohkem mõttes, aga ma ei näe nende inimeste sisse. Mm. Mul vend nagu küsis, no räägi, kui pahasti see asi siis ikkagi on. Ma ütlesin, et surema ma ei hakka, siis ma ütlesin esimest korda selle nagu välja, et no ei, ma ei hakka surema, ei saa must veel lahti. Mm. see oli nagu naljaga, huumoriga, aga mis, huumoriga saad sellest jagu, huumor on see, mis aitab nagu. Visa hing 2 või? Lisahing 2, või huumor, 3. huumor, liikumine ja, nii on. vot. ja 15 on see, et maskid maha, ehk siis see, mis me enne rääkisime, Gucci, Mucci, Versace Ei ole ja üldse, ei tunne. et ongi endaga, Ei ole üldse oluline see. et endaga on nii lihtne Ja, olla, on ju, nii selleks nagu lihtne, ei, mul pole vahet, võtan kapist ja ma ei lähe poodi, et mis asi see nüüd on või mis ma pean nüüd ostma või. ehk siis see, et ollagi see, kes sa Ja, oled ja vaata seesama, nii nagu me praegu siin oleme, kratsid kukalt, oled see, mõtled siit niimoodi, ei pea mõtlema, et issand jumal küll, kuidas ma nüüd olen, uhuhuhuhu. meil on ikkagi praegu salvestus, on ju, et no, pead nagu olla niimoodi. ei, aga saad aru, 15 tähendabki see, et sa oledki lihtsalt sina ise. juba 50 tegelikult, aga see kood on ju meil kallis sünnist saadik olnud sees.
seda pole nüüd vahepeal tehtud. saad sa aru, vau, päriselt. see on nüüd küll jah, üllatus. et sünnitusmajas, ma ei tea, kus sa sündisid, aga siis mul oli Tartus. Tartus, ma Mhm. olin purus. no Mhm. vot, Eestimaa pinnal, aga siis meil oli see juba olemas. aga vaata, kuidas me pidime kasvama sinna. sinna läheb nagu pikk tee. ja kui keegi siis oleks öelnud sulle, andnud vaata sünnitunnistusega, et su hingetee missioon on see, et vaimne õpetaja, sa ütlesid jaahah, mul on vaja siin veel seegelda. ei. no kes kiiremini, kellel läheb rohkem aega sinna jõudmiseni. ja tavaliselt selliste koodidega inimesed, nii nagu ma ütlesin, ka 9, 9, Mhm. 18, kusjuures teate, see vaimse õpetaja kood on veel selline ka, ta võib olla seal 15, 10, 5 ja siis no sellised kohad Mhm. võivad olla vahetanud, aga point on ikkagi see ja Mhm. meie raha siis liigub ka läbi vaimse, nii nagu ma ütlesin, ja meie kohustus on siis tegelikult olla ka ütleme, sellised hästi toetavad, jagama ka oma lugusid ja toetama ja heategevuses selles suhtes ka osalema. ehk siis see, et nagu sina juba osalesid siis, kui sul oli hing paelaga kaelas ja sa tegid seal mul edukuse koodi, ma saan aru. ja, selleks, ja, et ajaviited ja mõtted mujale ja saada. see oligi nii hea, siis ootas jälle see Merike ei läinud hommikul jalutama, mis mõttes ei läinud sinna metsa, mida ma nüüd kuulan, siis ma hakkasin kogu aeg ketrama neid. siis ma leidsin esimest korda elus Youtube'i, et ma kuulan seal midagi, aa, ma olen seal muusikat võib-olla enne seda, aga siis ma leidsin kõike muud seal, see on ikka põhjatu maailm, mis seal kõik on. on. see on nii põnev tegelikult, et ja vaata, kui huvitav, siis võtame siis niimoodi nagu jällegi, et universum pani sind nagu seda pori nokkima, iseendaga lähedaseks saama, jah. siis sul pidi see, et sa nagu otsisid, mis ma nüüd siis teen, siis mina, kes ma siin alglikult, millal me siis tuttavaks saime, mis sa ütlesid, millal see oli sinuga, eelmine aasta? Mhm. jah, mingi aeg, oktoobris vist käisime oktoobris. jah. no mina hakkasin alles ju aprillis vist äkki nagu rohkem tegema, niimoodi alguses Mhm. arglikumalt, siis juba oktoobris ma olin juba nichivoo valmis seal tegema igasuguseid asju. ja sina hüppasid ree peale, universum mõtles, et okei, et Margit, oli Margit? Mhm. me oleme tund aega koos olnud, nüüd ma hakkan mõtlema, et issand, ma tean, et sa oled 8, kas sa Margit olid või? no 8 on hea, vaata kõik ja, küsib, siis ma ütlen 8. ja ja et siis saad aru, universum vaatab, okei, Margit on nüüd nagu parajalt palju saanud iseendaga olla, Merike on ka enam-vähem küps, et viskame nad nüüd kokku. Youtube, Margit on ju, sa niikuinii Mhm. nokitsesid, otsisid ja vaata niimoodi see universum teebki meiega, siis see 10 seal hingetee missioonis, siis just seda teebki. ju vist nii ju on. vist, mina Mhm. usun sellesse, seda on ei, ilus see on uskuda. täpselt nii praegu tegelikult. ja, ja siis, kui nüüd vaadata seda ka, et nüüd libiseme, vaata, ma olen juba, me oleme lobisenud üle tunni siin. Mhm. et tervise suhtes see, mida mina ütlen, ainukene, mis väga hakkab silma, sest sinu vähki me praegu ei hakka siit otsima, Mhm. ainukene, mida ma tean, on see, et kui me ikkagi ennast ei hinda ja ei armasta ja nii nagu meil on, sinul on eriti 8-tega 3 tükki, on see ületöötamine, endale vastutuse võtmine, arvates seal ja 18 ka, et uskusidki, et kõik on nagu nii miinuses ja kõik on niimoodi, kõik tahavad paha, keegi Mhm. sittagi aru ei saa ja see kogu see supp kokku ongi, kus sa seal olid. aga Mhm. 7 on hambad, kopsud ja jalad, Mhm. jalaliigesed. Mhm. vot, siis lähme põnevasse kohta, mis sa ütlesid alguses meie selle asja alguses, kui ma oma õega tegin seda, sa ütlesid, sind nii hullult huvitas, mis see, siis mis seal. aasta, jah, et mis aasta ja mis number praegu on, mis see nagu siis viitab, millele või mida peaks tegema. jah, kui vana sa olid praegu? 53, ütleme 54 saan nüüd see aasta. 53, 54 ja sul on augustis sünnipäev. Mhm. jaa, ui, ei tea, mille peale ta nüüd oi ütles. ma tahaks õega, ka teada. ma õega ka vaatasin siin kogu aeg, et oh-oh, issand, kui põnev. ja ühesõnaga selleks, et sellest üldse aru saada, pärast sa saad teha siit pildi sellest koju kaasa ja siis natukene niimoodi luupninal vaadata või prillninal. siis teil, kellel juba on, siis ma ütlen ka selleks, siis näiteks okei, lähme siia tagasi, 53, 54, ei, 52, 53. 53, 54, ma saan sa nüüd oled siin 54 jah, ma olen siin jah. ja see ehk siis sind praegu toetab see 7. energia, see on liikumine, see on kas elukoha vahetus, see on kas töökoha vahetus, see on kas ma juba mingisugused, vahetasin kõik eelmine aasta. vahetasid ära? Lõppes jah. aa, ma olin eks 53 eelmine aasta, nüüd sai 54 ja täpselt vahetasin töökohta detsembris ja elukohta. näete, ma ei valeta, ma ei see on teadnud, seda täiesti, osa ma ei ja teadnud, see on täiesti nagu jah. sest see 7 viitab sellele ja see Mhm. on, mõjutab siis 53, 54 vahel 53 sain eelmine aasta ja siis nüüd see, tegin kõik need muutused ja aasta lõpus. vaata kui huvitav. ja see tähendab seda, et sinu elu ongi selline nagu väljakutset täis, sa pead võtma mingisugused otsused, riskid ja Mhm. 7 on alati liikumine.
ja see tuleb sul välja veel 57, 58 vanuses ka okei tuleb see. aga see ei pruugi olla, et sa nüüd jällegi kolid kuhugi või siis nagu kas mingi ametit justkui vahetad, aga seal võib olla niimoodi, et sul tuleb näiteks selle, kas kohaga selle ameti juurde tuleb veel mingisugune uus väljakutse, kus sa pead nagu süvenema ja siis, kuidas ma ütlen, see on nagu seitse on veitsa nagu kriisiolukorraga, aga liikumisega. mm. sina nagu oma tasemega võid siis liikuda ühe etapi nagu kõrgemale ja hakata tegema näiteks mingisugusest hobist endale veel sissetulekut. See peab olema midagi sellist, mis natukene nagu on ebamugav, aga räigelt huvitav. No ma arvan, et see ebamugavus ongi nüüd see, et ma pean kuhugi nüüd jõudma, mida ma tahan kindlasti teha nagu. ja sa hakkad üsna kiiresti seda tegema, sellepärast et 17 numbri, mis sul on 55 aastaselt, viitab sellele, see on täht, okei see on staar. see on see, et sa pead särama, sa pead välja rääkima, sa pead olema nagu Anu Saagim number 2, riided seljas või siis Merike number 2 ehk siis, aga saad aru, see point, sa ma saan aru, jah. julged välja rääkida ilma maskita ja see, et sul on täiesti ükskõik, mida teised arvavad jah, ja mitte teisi vähendades, vaid läbi oma loo teisi tõstes. jah. jah, vot niimoodi peab see asi olema. Mm. seepärast, et kui sa nüüd vaatad 51, 52, siis oli see aeg, kui sulle anti juba see diagnoos või oli sul 52 oli see. 52 ehk siis No see see oli ongi jah, see jääb täpselt siia. ja siis 17 viitab see, et mis see miinuses on, enda vähendamine nagu see oli siis su lahutuse oli 50 või? ja, 50 oli täpselt, jah. ja 9 siis viitab sellisele asjale nagu äh, tugevalt vaimsus ja teisalt tugevalt sõjakus. Ma olin et väga see, sõjakas. ja, et see viitabki sellele, et nüüd kõik mul aitas. Mul oligi täpselt nii ja ma tegin selle otsuse muideks augustis, aga ma ütlesin selle välja oktoobris. no vot, aga ma olin väga, jah, see oli pikk protsess, see väljaütlemine ja selle terapeudi juures käisin vist märtsis, kes ütles, et see tuleb nüüd kohe ära lõpetada, enne kui sa läbi põled ja midagi nagu endaga, noh, selles mõttes, kui sa oled juba nii läbi põlenud, sa ei taha koju minna, sa ei taha nagu, sa ei taha mitte midagi. sa nähvad kõikidele, sa üldse ei mõtle, mida sa suust välja ütled, et sa oled viinud nagu, et see situatsioon võib viia selle olukorrani lihtsalt, noh, ütleme, see olukord oli, et ja see oli raske ja ma ei, jah, mõned lähedased said sellest aru, kes kõrvalt nagu olid, et midagi toimub, et sa ei ole mina ise ja, aga noh, lõpuks see väljaütlemine tuli. ja vaata see 17, mis tähendab, nii nagu ma ütlesin, see 55 ka tulemas, siis nüüd ma ei taha üldse siin nagu selles suhtes, kuidas ma ütlen, mitte ära hirmutada, sest vaata 52, 53 oli sul see vähiperiood, siis 60-ndal tuleb ka 8. aga seal on vaja nüüd tähele panna, sest need asjad kõik korduvad meil elus. 17 oli sul siin, 17 on 55. mis sul oli 51, 52, selles suhtes, et 17 miinuses on see, et sa vähendad ennast täiega. no siis mul oli see põdemise periood võib-olla selline ja uuesti enda nagu otsimine ja nii otsimine edasi. ja et hakkama saada selle kõigega, noh, selle lahutuse, ma nagu noh, ka seda kaassõltuvust on mul oli väga raske nagu lahti, siis ma ikkagi heietasin, et ise ma selle otsuse tegin ja siis ma ikkagi, eks oli ikka mõtted, et äkki võtaks tagasi, no mis mõttes, siis ma mõtlesin ka, et ma olen ikka täitsa nagu segane peast. et see oli selline, jah, see oli nagu periood selline raske. ja sest 17 ongi see, et sa pead tegelikult hakkama ennast taustama, just seesama, et läbi oma kogemuste teisi tõstma ja ka siis see, mis see teine pool on, see täiesti enda vähendamine. no nii vähendamine, kui see vähegi võimalik on. ja 8 siis on tegelikult ka karmanumber ja rahanumber. nüüd ma loodan, et 60-ndates tuleb sul see rahanumbriks. karma tähendab seda, et ta näitab tihtipeale meile, 17 on ka kokku liidetud 8. 8, jah. see on nagu justkui sul eelmäng siia. Tundub küll praegu, kui ma numbreid vaatan. ja me saame siin ise kombineerida ja mõelda, mina natukene lihtsalt ütlen numeroloogilist tähendust sellele, veel kihvtim oleks, kui meil oleks veel tarokaardid siin ja vaataks, mis asjad need on. see tundub väga äge, see mul on tarokaart. tegelikult tarokaardid olemas, aga ma pakkisin nad juba ära ja, aga ma tulen selle juurde. näiteks sina ka, miks mitte, sul on kõik võimalused olemas selleks, et tarokaarte ja numbreid hakata kokku see on ühendama. päris äge. see tundub hästi huvitav ja need kuidagi jooksevad, kui ma kuulan Mailat ja sind, siis no see on ikka täiega põnev.
järelikult see, nüüd sina oled mul täna üks, Ülle Puuga rääkisime enne seda ja ma ütlesin siis, kui ma panin salvestuse kinni, ma ütlesin Üllele, et see, et sa nüüd täna rääkisid ühte asja, ma sain universumilt ühe teate. ja siis mõtle, ma läksin numbrite keele sinna Facebooki gruppi panema Mhm, päevapostitust ja seal oli üks Rutt Maal, oli mhm. tehtud postitusele oma edukuse koodi ja siis Ja, tarokaartide selle. no ma kohe, mulle nii, see oli nii äge. Ja see oli üks signaal mulle, ma olen tarokaarte lugenud varem, ma Mhm, tegin klientidele ka seda ja mul räigelt nad jooksid ja siis ma mõtlesin nii ja nüüd sinuga, et siis see on nagu nüüd, kui universum on andnud täna mulle 3 viidet sellele, et mhm. hakka seda tegema. no vot, ja sina saad ka seda teha. jaa, aga lähme sinu juurde siis selles suhtes tagasi, et mina ise arvan, kuna sa oled siin käinud tohutult suure paugu läbi, siis siin on nüüd see koht, kus see liikumine juba sul oli, siis 17 tuleb see, et sa hakkad enda asju välja rääkima, Mhm. välja näitama. 6 on siis selline koduga mingi seotud asi võib-olla, Okei. siis heas mõttes enesearmastusega armumine võib siin toimuda. See oleks tore. Ja 57 paati lõivad ühte kappi. Ongi nii või? no kust ma tean? mis see 7? vaata, see 7 oli seesama, see Aa, liikumine, ja, kas elukoha vahetus, töökoha vahetus, mhm, võib-olla mingisugune enda asjadest, noh, kuna ma tean, et sa oled vallaline ka, mhm. siis ma hakkasin mingit teist filmi nüüd siia juurde kleepima, eks ikka tahaks ilmarõõmu saada. no võiks olla, ja, jah. aga siia oleks nüüd hästi hea teha toetuseks veel üks asi. Vot siis pärast ma ütlen sulle, et sa saad selle siit välja endal mitte printida, siit sa ei saa, aga teed pildi ja siis vaadata tagasiulatuvalt need Mhm, numbrid, kus kohas siin trigerdus täitsa lõpus, ma vaatan, sul on 11-neid, sul on tohutult palju liikumist olnud elus. on. ja siis 19 on see päike ja päike tähendab seda, kui see välja ei näida, siis sa põletad ennast seest välja siis ma, ütlemata siin sõnad, ma tegelikult olingi, ma ütlen sulle otse välja, ma ei näidanud välja, siin hakkas juba, põletasid seest ära jah, ennast, jah, näed jah. mm. -hmm. ja see siis see lõppes nagu siin 50. ja vaata, see on siis universumi Mhm, number 1045, samamoodi universum alati annab meile nagu toe, see on õnneratas. mhm. see, kuhu sa oma energiat panustad, kui sa lähed miinusesse, siis ta paneb sul täiega niimoodi jah, peale veel siit ka. ma arvan, ma läksingi, see oli nagu Mm-hmm. selline, hakkas minema nagu miinusesse, ma olin siis, ma arvan, täitsa miinuses. ehk siis siin, Mhm, issand kui huvitav on mõelda. mhm, no vot siis ja niimoodi saab siia tagasi vaadata kogu aeg oma vanuses, siis me oleme lihtsalt nooremad, meie mõttemaailm on teistsugune, mhm, aga mingid situatsioonid korduvad, mhm. mingid asjad. ja 8 on siis alati seotud sellega, et see on raha ja karmaga seotud. ehk siis mitte alati ei võeta raha ära ja mitte alati ei anta sulle raha, aga Mhm, see on see, et kas sul läheb paremuse poole, kas sa saad võib-olla sellel perioodil mingi karma õppetunni mhm. või siis see, et kui sa lähed nüüd oma hingemissiooniga, lähed ühte, nii nagu sa oled vaimne õpetaja, siis lihtsalt hakatakse sulle näitama, et näed, siin on sulle raha, rahapott on siin peidus. no see ei tule ka siis kohe korraga, see tuleb sealt mis vaikselt. see 30 näitab, ta on lihtsalt huvi pärast. 30. 9. Mhm. see on sama, mis oli 50-ga. see on kas selline siin oli muutus, siin oli jah, tegelikult elukoha ja see oli uus algus tegelikult jah. sest 9 on siis selline asi ka, mitte ainult nagu lõpetamine ja uue Mhm. alustamine, aga vaata, kui kihvtilt läheb siin tegelikult. 9 nagu justkui on lõpetamine ja 10 on ju ka uue algus. oligi jah. Mhm. ja 9 on see, et hästi palju lähed enda sisse ja mõtled seda, mida ma lõpuks tahan oma elult jah, saada. mul oligi see, mul oligi siis oli elukoha vahetus ja uus amet, noh, kõik oli nagu uus. jah, Mhm. jah. ja siit, kui sa vaatad sedasama 9 on ju, sa ütlesid, siin te lahutasite, 9 Mhm. on see, et enda sisse vaatamine, endaga nagu diskuteerimine ja teisalt on see tohutu sõjakus. kogu aeg nagu see, et sa otsid, et noh, sõjakus enda vastu, teiste suhtes ja nii edasi, 30-selt samamoodi elukohavahetus, sa ütled, et jah, sa ei tahtnud seda üldse. kui me nüüd ei, räägime no sellest. põhimõtteliselt jah, see oli selline, no 40-selt oli, Soome kolisin, siis ma olin ka vist 40. ei, olin juba tegelikult Soomes, vist olin kuskil siin vist kolisime jah. 3 on pere. See oli, siis me kolisime siis, aga see oli nagu Eesti-siseselt sai nagu seda elukohta nagu muudetud Mm, ja ametit ja kõike nagu ikkagi sa alustad tegelikult nullist nagu mm. nii-öelda. et hästi palju enda sisse nagu vaatamist, et jah, kas siis ma saan oli ja hakkama siis või mul oli mitte. tegelikult esimene mõte, et kas ma tahan sellesama mehega jätkata. Mm. tegelikult, kui ma takkajärgi mõtlen, et see oli juba esimene, see oli mul sõbranna tuletas meelde kunagi.
et kuule, et sul oli, kunagi oli sul, et mäletad sa seda, et sul oli see mõte korra, aga siis oli kõik hästi nagu, aga ma ei tea, miks mul käis selline nagu läbi, et noh me teame tegelikult vastuseid nii hästi juba seest. mm -hmm. Eriti meiesugused Mm taarid, et -hmm. nagu pasandid heas mõttes, aga me teame juba ammu, mis asi on meil õige, aga me ma ei ja, tee seda, miks ma seda ei teinud, et kui ma oleks pidanud siis juba enda sisse rohkem nagu vaatama. Aga siis oli ikkagi see pere ja noh, siis kui sa oled ise nagu sellisest katkisest perest, sul pole olnud, siis jube oluline oli see, et noh, lapsel, et lastel ikkagi nagu mm, isa ja et noh, tuttav nagu tunne. täiuslik oleks kõik, et sa ajasid nagu mingit täiuslikkust tagasi, pigistasid silmad kinni mingite asjade puhul, mida tegelikult poleks tohtinud teha. Vaata, siit tuleb väga hästi, mängib selline asi, number 15 ehk siis see, mis meil on mõlemil. me näitame kogu aeg välja, et kõik on lahe, see on jah, maskikandja number ma ka. kandsin seda kuni, ma arvan, et 50-ndani, et mul oli see, et ma ei näidanud seda nagu, ma ei Mm. näidanud seda välja lihtsalt ja siis üks hetk sa lihtsalt murdud, vaata, sul enam ei, Mm -hmm. su keha hakkab sulle ütlema seda Ja mm. -hmm. 15 siin tervise kolmnurgas on see ka siinpool ja siis siinpool ja 15 tarokaartide puhul on siis kurat. Et see, mille poole sa nagu Mm siis -hmm. energia annad, kui see on negatiivne, siis kurat võtab sult kõik, kuradi keeris Mm -hmm. täielikult. no nii oli No vot, nägid siis. Nii, siis siin on, mis üks oluline asi ka, vaatame nüüd seda asja. Siis isiklik aasta, nüüd me oleme 2000. 26. tead, ta on oma küüned kõik ära rikkunud siin, ma pean küünepiili andma. ma kuulen, sa sagistad, sa võid seda kõike teha, aga tead, ma saan aru, et sa vist praegu natuke ületasid ennast, eks ja ju. natuke ikka ületasin Ja ennast, ei ole hullu. ma annan sulle oktoobrilapse märgi siia. jah, mul ei ole seda, aga teen virtuaalse. ehk siis vaatame 8 + 8 + 9, sina oled 9 energias praegu, 2025 energias. sul ju muutub nüüd augustis alles. muutub või? jah. Oh, nulli läks. mis see õige siis on No, siis on, vaata, sa oled ju sündinud 8/08, mm? -hmm. siis selleks, et saada selle aasta 2026 energia, energia, siis nii. me peame liitma sellega kokku. Okei. Siis sina veel liigud 2025 energias, Energias sinul muutub see siis. mm. -hmm. ehk siis, kui me teeme, siis vaatame 8 + 8 + 2 + 25. 25, see on 7. okei, vaatame, teeme siis niimoodi, kuna eelmine aasta oli 9, 2025 kokku liidetult on 9. ära, 7 ei olnud eelmine aasta. jaa, on. ma vaatan nüüd veel niimoodi. ikka 25, kuidas me siis niimoodi? vaata, sa ära vaata, et ma niimoodi teen, seepärast see on minu matemaatika. ja ta vaatab, et issand jumal, seda saab lihtsamalt teha. ja, saan. 25 ikkagi on see 7, las ta siis olla. 7, oota, ma vaatan, aga mis 2026 on? 8 + 8 + 2 + 2 + 6. 26. Siis ma vaatan veel teistmoodi. 8 + 8 on ikkagi sama. mm. -hmm. see on 17. tuli. Nii. ikka on 8. Ja see on 8. 26 on teine tähendus kui 17. Miks ma enne ajasin seda 9 praegu taga, et ma liitsin Mm -hmm. 8 + 8 + 2 + 2 + 5. mõtlesin, äkki tuleb teine number. aga teate, numeroloogias on tegelikult vahet pole, kumba pidi seda liidet, lõpp on saad ikkagi ikka sama. ühendama mm. ja -hmm. sa oled kindlasti ma seda olen täna seda tähele saanud pannud. aru jah, ükskõik mis pidi sa nagu paned, siis sa saad lõpptulemus on ikka Ja. üks mm. -hmm. aga siis, kui juba tahad väga sügavale minna, mis need Mm tähendavad, -hmm. siis on just enne elude numbrit on hea teada need 2 numbrit, ehk siis jah, meil mõlemal 35. 5 ja näiteks minu mees on ka elude numbriga 8, aga tal on 26. mm.. tal on teine lähenemine. tema on selline pehme ja manipuleeriv. 2 ja 6 on ju naise energia, eks ju. kust sa tead? no kuulan lärikest ju. ma numeroloogia kanalil. täpselt, ja tema ja ongi selline, ta on suht pehme loomuga, aga mm. 2 ja 6 mõlemad kõige naiselikumad, siis üldse, mis edukuse koodis me vaatame, -hmm. ta on väga manipuleeriv. Mm. mina olen sirgjooneline, kas joo ja ei. kas jaa või ei? ja no ei ole 3 ja variant, 5. jah. ja siis on muidugi see, et me tahame olla natukene sellised lennukad ja superstaaritsejad, aga kui me ei saa, siis me sulgume täiega iseendasse. noh, sellised nagu mossukotid oleme ka vahest ikkagi. jah jah, selline mm. nagu hea küll, sinuga ma ei mängi, siis sa ei mängi pikalt. -hmm. noh, selline tule küsi, kui tahad, aga ma ei vasta ka kohe. Mm noh, -hmm. mida noorem, seda hullemini on see ja, olnud. ja. nüüd enam ei ole midagi, nüüd ei viitsi mossitada. aga kui me lähme sinna, siis sul on tulemas 8. aasta, Mm sul -hmm. on praegu 7, ehk siis oligi
töökoha, elukoha vahetus, issand, kui hästi, mm. vaata. -hmm. kõik oli täpselt nii. ma praegu imestan ühte asja. vaata, ei lähe suureks. Siis see 7, mm. -hmm. 53, 54. tead, see on haruldus, et need lähevad kokku. Täiega haruldus, et isiklik aasta, et need ja, lähevad kokku. sest nüüd, kui ma õde tegin, siis noh, tavaliselt see ei lähe niimoodi kokku. ei lähe või? ei, sest seepärast vaata, see tuleb sinu sünnipäeva mm. -hmm. numbrite järgi, aga see on aastate energiatega. aastad ju liiguvad teistmoodi, 2026, ma ei tea, võib-olla liiguvad ühtemoodi ka. minul igastahes ei ole needsamad numbrid. nüüd no me sul avastasime, täpselt ju sama number, jah. 7 ju viske, jah. ehk siis okei okay. Ja need lähevad sul täpselt kokku. mm. -hmm. siis 55 on nüüd, kui sul, oota, sa saad ju 54 jah, ja sa saad 54, siis hakkab sul 8. energia ehk siis 8. august 2026 mm. hakkab sul 8. energia. Ja kokku liites ma sain 2 varianti, alguses sain 26, siis teisalt sain jah. 17, need mõlemad numbrid ka viitavad. Ja siin praegu annab sulle ka nagu selle tuule alla annab 17, ehk siis see tähendab nagu väljatulek siia hakkama endast rääkima, see on staari energia ja sa pead endast teada andma. mm. -hmm. Ja pluss on 8 energia, siis karmanumber ja rahanumber, see tähendab seda, kui sa hakkad teistele jagama, mis oli nõustaja, kogemusnõustaja. kogemusnõustaja, siis sa oledki juba selle vaimse õpetaja hingetee numbrite kombinatsioonis 5, 10, 15, okei. siis sa jõuad sinna. mitte see, kus sa praegu töötad, aga siis seesama töö, mis sul praegu on, siis selle kõrvalt hakka seda tegema, uue millest me mõtte praegu all, räägime. jah. mina alustasin ka niimoodi mm. -hmm. ja siis lõpus, kui ma sain aru, et see numeroloogia, mida ma juba teen, ma ikkagi sättisin atra 2 aastat ja nüüd märtsis ma lõpetasin mm. sellega -hmm. täielikult. süda jah, natuke valutas, aga ma näen, et see on ainukene, mitte märtsis, nüüd aprillis. ei, mis praegu on aprill, märtsis. märtsis, jah. ja, aga ikkagi, no lõpetasin ära, ehk siis see, et kunagi ma ei soovita ka teil, kes te nüüd kuulate, et kohe pillid kotti panna, mm. -mm. vaikselt vaadata ja tunnetada. ja siin võib olla veel mitte mingi või veel mingeid variante olla, nüüd peab selleni lihtsalt jõudma kuidagi. ja siis jällegi siis see, et 17 on see, et teisi nagu aidates, mm. -hmm. mitte ülevalt alla vaadates. ei. 26 tuli ka enne kokkuliitmist 8, vaata, sul on 2 numbrit, 17 siis siin on ju, 17 ka seal ja 26 ka, ehk siis see tähendab seda, et ikkagi soojuse, õrnuse ja hellusega läbi diplomaatia ja teiste inimeste enesehinnangut tõstes on siis 26. eks kõik need asjad ja 17 ikkagi see, et sa räägid seda välja, siis järgmine aasta sealt, siis see kestab sul 2027 aastani, siis sealt järgmine energia tuleb sul 9. mm. ehk -hmm. siis seal on suur tõenäosus, siis kui sa oled praegu 50, siis sa saad 54, siis sa saad mm. -hmm. 55. jah, siis vot see viitab sinna, et sa oled teinud sellest kogemusnõustaja ametist endale juba päris hea töö, sa oled käinud juba Merikese podcast'is, mm. sa oled -hmm. jaganud veel avalikumalt oma asju, me oleme rääkinud ja siis sa ütled tšau kakao sellele tööle või siis teed see põhitöö, mis sul mm. praegu on, -hmm. siis sa teed seda vähem ja siis inimesed muutuvad sinu elus, siis need inimesed, kes sul praegu on sellised aktiivsed toetajad, nad lihtsalt olude sunnil hakkavad kaduma. ja see töökaaslased, kes sul on, siis sul hakkavad kaduma ja kõik see on selline puhastuse aasta. selge. noh, põnev, siis väga peale põnev. seda tuleb 1, siis ühe aeg tuleb teha, see on siis 56, mm. 57 on ju, näed, see on siis armastusega seotud, see on võib-olla paarisuhe ja nii edasi. mis ma ütlesin, aga see on ka perekonnaga, perekonnas mingid muutused, su laps saab ka ju täiskasvanuks -hmm. vahepeal on ju, mm. -hmm. iseseisev elu hakkab. ja ta saab ka aasta pärast 18 nägid või sa? tähendab, nüüd ta saab juba 17, järgmine aasta saab. jah, ta saab nüüd 17 sügisel. vaata, kui põhimõtteliselt hästi jah, nagu kõik jooksebki, läheb kokku. jookseb jah. ja siis kusjuures sina arvatavasti jõuad nagu iseenda, mul oli meelest ära, te ei näe ju mu kätt, kuhu see läks. siin on siis number 6 on ju ja siis aktiviseerub sinul number 1 aasta, mis tähendab seda, et kui mingit tööd teed, siis on, mina tulin numeroloogiaga välja minu esimesel aastal, mm. -hmm. hakkasin rääkima. ja samal ajal siis see, et kui mina hakkasin tegema oma asja, mida ma armastan ja mis on minu siis vaimse õpetaja hingemissiooniga kooskõlas, siis mul kõik asjad hakkasid lahenema, suhted ka kodus. Mm. vot niimoodi. pani jätma. selge. ma ei tea, panen pillid kotti.
no nii. me oleme tulevikus koostööpartnerid, tema on minu täpselt nii, käepikendus. jah. mulle jah, meeldiks see. mina ütlen teile numbreid, räägin kõike seda ära, nii nagu praegu rääkisin ja tema hakkab teiega tegelema selles suhtes edasi. Seepärast, et mina lihtsalt vaatan neid asju, nii nagu ma praegu vaatasin Margitile. ja ja, suunaks edasi, jah, aitaks ja sellele siis reele minna. täpselt nii, sellepärast et see, mida sina hakkad tegema, sa hakkad nagu pikemalt tegema, see on protsess, seal on mingid etapid ja muud asjad. ja samas nüüd, kui teie tundsite midagi, et te tahate Margitilt küsida, Margitiga jagada, võib-olla sa oled just seal, kus Margit oli aasta või paar tagasi, siis siit on juba mingi etapp, kuidas te saate edasi minna. ma panen teatud rekvisiidid siia video alla. kontakteeruge, kommenteerige, Margit tuleb siia ka kommenteerima, seepärast et ta on siin mu number üks kommentaator alati. egas midagi. aitäh, kallis printsess. aitäh. siin me muhedalt ära olimegi, nii et paneme selle ka kinni ja me tegime kalli ära väikse ekraani peal, nii et okei. jah, no tule siia. nii, peame pilti ka. nägid, tissid kokku. Nonii, tšauki tšau teile kõigile. aitäh teile.